kes on nõus tegema investeeringut, kus ta teab, et ta raha tagasi ei saa kunagi? Päikese ja tuule puhul siis ainult akudest ei piisa, mis iganes uued tehnoloogiad ja kõik muu meil siin tuleb. Kui on kallis hind, siis ta võtab akust, kui on odav hind, ta võtab võrgust. Tere head Energiakooli kuulajad ja vaatajad, jätkame siin teemade üksipulgi lahti seletamist ja täna räägime elektri energiaturu väheväärtuslikest tundidest, mida need endast kujutavad, kuidas neid enda jaoks ära kasutada ja nii edasi. Mina olen Brent Pere ja mul on täna hea meel siin stuudios tervitada energeetikaeksperti Riigikogu liiget Maarja Kadastikku, tervist! Tere! Kõigepealt, mis asjad need väheväärtuslikud tunnid on? See on selline, pehmelt öeldes natukene bürokraatlik väljend selle jaoks, et vist inimesed saavad lihtsalt tasuta või miinushinnaga energiat. No ütleme niimoodi, et ma eeldaks, et seda võiks võtta niimoodi, et igal elektritootjal on mingisugune hind, mis on tema jaoks selline minimaalne, mida ta tahab teenida selleks, et tulla oma kulude asjadega nagu kokku. See tähendab, igasugune hind alla selle on väheväärtuslik. Ma arvan, et eks ta kõige rohkem inimestele ongi võib-olla suveperioodist, kui keset päikeselist päeva on tavaliselt päeval elekter tasuta ja võib-olla isegi miinushinnaga. Et siis miinushinna puhul absoluutselt ei tee ühtegi tootjat, kellele see kuidagi tõesti kasulik oleks, et siis on vaja lihtsalt pigem elektrist lahti saada. Et siis ongi nagu mõte, et mida nendega teha. Tootjale ma saan aru, et selline olukord on täiesti vastuvõetamatu. Jah, ütleme klassikaliselt, need on ka need ajad, kui siin inimesed aeg-ajalt just hädaldavad, et näiteks, et miks tuulikud seisavad, et nad ju pidid tootma meile odavat elektrit, miks nad siis nüüd ei tooda, on ju. Et see tõenäoliselt ongi see periood, kus tehti pakkumine, turuhind kujunes madalamaks kui see pakkumine ja tulemuseks ongi see, et tuulik seisab. Päikesepark üldiselt ei seisa, ta lihtsalt toodab ja sellepärast ongi miinushinnaga tavaliselt turul, et ta peab igal juhul oma toodangu võrku ära lükkama, kui tal ei ole nagu seal salvestust või tegelikult saab ka inverterites ikkagi ka selle eksportimise kinni keerata, kui ütleb miinushind, et siis lihtsalt ei toodeta, kuigi oleks potentsiaali toota. Et loomulikult oleks parem toota ja siis selle toodetud elektriga midagi asjalikku teha. Et kõige lihtsam meetod ongi salvestada. Räägime, võib-olla lööme selle kaheks, et kõigepealt räägime siis selle tootmise ja tootja poole ja kogu selle asja ära ja siis räägime seda, et kuidas siis tarbijale seda meelehead teha. Kõigepealt see Nord Pool üleüldiselt, võib-olla räägiks selle toimimise üldse lahti. Paljud kiruvad seda, paljud kiidavad seda, mis selle nii-öelda toimimisloogika on? Nord Pooli toimimisloogika on tehtud kunagi originaalis selleks, et oleks võimalik, algne olukord oli mõeldud ülepakkumisega turul, ehk siis sul on alati pakkumist rohkem kui tarbimist. Ja siis oli eesmärk leida mudel, kuidas valida välja need kõige soodsamad tootmismehhanismid ja nendega siis katta ära see elektrivajadus. Sest elektri puhul on see, et sul peab ta tõesti igal ajahetkel olema täpselt tasakaalus, sul peab olema tootmine ja tarbimine sünkroonis. Ja siis ongi see, et sul igaks päevaks tehakse ette prognoos erinevate bilansihaldurite poolt, et ma arvestan, et minu tarbijad tarbivad sellistel kellaaegadel nii palju elektrit. Ja täpselt samasugune prognoos tehakse ka tootmise poole pealt, kus öeldakse, et sellistel kellaaegadel ma saaksin toota sellise hinnaga elektrit. Ja siin on tehtud selline reegel, et selleks, et see turg toimiks nagu tõesti kõige optimaalsema jooksva kulu suhtes, siis kõik pakkumised sinna peavad olema tehtud ainult päris kulu baasil. Ehk siis, kui sa nüüd sellel 15 minutil toodad nii palju elektrit, siis palju see sulle maksma läheb. Et ma ei tea, palju sa pead maksma palka kellelegi, palju sa pead maksma kütuse eest, kui sul on mingi kütusega elektritootmisliik. Sa ei saa arvestada sinna sisse näiteks amortisatsiooni ja investeeringu kulusid. Sa vist saad arvestada laenu intressi, selles nagu 100% kindel ei ole, aga intress peaks olema. Ehk siis need, mis on sinul otsesed kulud, mis tekivad sellest, et sa nüüd toodad. Ja siis see hind on see, millega sa turule pakud. Ja nüüd kõik teevad oma pakkumised ära, ütlevad, igal selle 15 minuti, nüüd on 15 minuti aega, et iga selle 15 minuti kohta, et ma saan siin nii palju toota. Ja osade jaoks on see selline fikseeritud, siis nad ütlevadki näiteks põlevkivijaam, kui ta teab, et ta paneb ennast käima, siis ta suudab toota sellise võimsusega. Gaasijaam saab suvalisel hetkel öelda, et ma toodan sellise võimsusega. Tuulik sõltub tuuleoludest, ehk nad peavad tegema kõigepealt ette tuuleprognoosi, vaatama, kui palju tuult on ja seal ennustama, et ma saan sel ajahetkel nii palju toota. Ja päikseprognoos on sama, et sa pead ennustama, et kui väga hea ilma ülevaade peab olema, et sinu asukohtades, mis kellaajal, kui palju päikest paistab. Üldiselt sellega saadakse 4-5% täpsusega enam-vähem nagu pihta. Ja siis kõik need pakkumised pannakse turule
ja siis võetakse turu algoritmi raames, otsitakse välja nüüd need, et vot näed, selles turupiirkonnas, sellel 15 minutil tarbimine on nii suur prognoosi järgi, tootmist hakkame nüüd minema kõige odavamast alates. Kuni me jõuame sinnani, et tootmine ja tarbimine on tasakaalus. Vot sealt kujuneb hind, et see kõige viimane pakkuja kujundab hinna ja kõik eelnevad saavad selle hinna. Ehk siis see on see meetod, kuidas oli mõte, et siis nagu ka tekiks teoreetiliselt seda tuleviku investeeringu osad, kõik need, kes suudavad odavalt pakkuda, nemad saavad rohkem ka kasumit, nemad suudavad rohkem investeerida, ehk siis turg liigub järjest odavama hinna suunas. Sest aja jooksul investeeringuid saavad teha need, kes suudavad toota odavalt. Mis muidugi tähendab seda, et välja hakkavad surema kõik need, kes toodavad kallilt. Ja see on see, mis on juhtunud meil põlevkiviga. Põlevkivi on kallis, ta saab harva turule, ta lihtsalt ei suuda toota sealt mitte mingit kasumit, järelikult sinna investeerida ei ole võimalik. Ja sellepärast ongi investeeringud praktiliselt ainult sinna odava otsa poole, mis ongi päike ja tuul. Et see ongi see Nord Pooli loogika, et kõige efektiivsemalt opereerimise suhtes neid nagu turule tuua. Nüüd muidugi ühel hetkel seal tekib see olukord, et nemad saavadki peamisteks ja kuna alati on see, kes viimasena kujundab hinna, et vaat nüüd kui nemad kujundavad hinda, siis see hind ongi olematu. Ja sealt tulevad need väheväärtuslikud tunnid, sest tuule puhul sul on mingisugunegi hind, aga see oli suhteliselt väike, äkki see oli mingi 1-2 senti kilovatt-tund on umbes see hind, mida sa suudad ära põhjendada opereerimiskuludega. Et selle hinnaga sa pakud, selle hinna sa võid saada, ehk sa ei jää nagu selles 15 minutis kahjumisse. Aga ega sa oma investeeringut ka tagasi ei teeni. Et see on see koht, kus siis tekibki see küsimus, et mida teha selliste tundidega, sest pikalt see olukord olla ei saa, et sa päris ainult nende kõige odavamate peale jääd. Sest siis tekib küsimus, et ühel hetkel need varad amortiseeruvad. Tuleks neid asendada. Aga kes on nõus tegema investeeringut, kus ta teab, et ta raha tagasi ei saa kunagi? Et see on see koht, kus koha peal tekib see dilemma koht, et see Nord Pooli turg on nagu superturg, et saada kõige efektiivsemad pakkumised kätte. Aga ta tegelikult tekitab sulle tõsise probleemi sellele, et kuidas sa teed tuleviku investeeringuid. Et ta mingi maani see töötas, et kui sul alati siin turule mahtus ka aeg-ajalt neid hästi kalleid jaamasid, siis need odavad said raha tagasi ja said nagu investeeringuid edasi teha. Aga vaata nüüd, kui see osakaal taastuvas järjest kasvab, siis ta hakkab ise ennast nagu sööma, et tekib siuke kannibalism. Et sa võtad ise endalt toidu ära põhimõtteliselt sellega, et sa pakud turule reeglite järgi hästi odavalt, võidadki pakkumise, sina oledki see, kes selle hinna kujundab. See on tore, sa said nüüd elektri eest nagu selle null kasumiga raha kätte, aga edasi. Eks põhimõtteliselt see asi ikkagi laias laastus, kui me peaksime niimoodi samas tempos jätkama, mida tõenäoliselt me teeme, need kallimad tootjad lähevad ära, siis ühel hetkel pole midagi teha, see süsteem tuleb ümber teha, sest et muidu me lihtsalt oleme nullis või miinuses kogu aeg. Et selles mõttes ongi, et kõik need, kes kiruvad seda Nord Pooli turgu, tegelikult peaks aru saama, et kõik muud lahendused oleks kallimad. Sest see turg on kunstlikult tarbija poole kaldu. Et mis iganes muu meetodiga, kui me teeksime seda midagi analoogset, nagu on kas aktsiaturg või siis niinimetatud commodity market, ehk siis see, kus sa saad osta, ma ei tea, naftat, riisi, metalle, siis sa võtaksid igaüks teeb selle pakkumise, mis ta tahab. Ja siis võetakse kõige odavamad pakkumised ja igaüks saab selle hinna, mis ta tahtis. See on üks variant. See on ka see, mida tegelikult oleme meie mõnes mõttes tahtnud propageerida, et tegelikult oleks, ma arvan, täna juba ratsionaalne hakata selle turu poole liikuma. Aga Nord Pool on üle kogu Euroopa. See tähendab, et kogu Euroopa peaks muutma. Ja väga palju on turul tegijaid, kellel on seal vanad varad, nad saavad ilgelt odavalt pakkuda, nad saavad head kasumit, nad ei taha turgu muuta. Sest minu meelest ka 2022, kui see suur energiakriis oli korraks laual küsimus, et kas peaks turumudeli ära muutma. Ja too hetk ikkagi lükati see laualt uuesti maha. Et nüüd on küsimus, et varem või hiljem tuleb leida mingi meetod, kuidas investeeringuid teha. Üks võimalus on teha seda, mida on siiamaani tehtud taastuvatega, ehk siis sa turuväliselt toetad neid investeeringuid. See ongi need, mis meil on see taastuvelektri tasu ja muud sellised asjad, et sa annadki nagu mingit investeeringu toetust, maksad neile osa sellest hinnast kinni selle mõttega, et kokkuvõttes lõpptarbija saab odavama elektri hinna. Et see nagu summa summarum tuleb nagu odavam kui see, et sa läheksid tavaturumeetodi peale. Et see on nüüd selline kaalutlemiskoht. Alternatiiv on see, et tõesti jäädakse turumehhanismi juurde ja sa hakkad otsima meetodeid, kuidas oma toodetavat elektrit niimoodi väärindada, et sa saaksid oma investeeringu sealt endiselt tagasi, kõik turumehhanism saaks toimida. Ja see ongi natuke see, mida me täna räägime.
samas kui mõelda selle peale, et Nord Pool kehtib, teda praegu veel kuhugi ära ei hakata lükkama, siis võib-olla vastupidi, kes võib öelda, et äkki ongi siis taastuvat energiat juba liiga palju meil turul? No selle kohta on tehtud erinevaid hinnanguid ja see on kuskil kõik need toetusmehhanismid ja asjad, kuna neid jaotatakse kogu tarbimise peale laiali, mitte ainult taastuvelektri toodetud tarbimise peale, siis nad on üldjoontes summa summarum kasumlikud või toovad elektri hinda rohkem alla, kui sa maksad peale, kuni kuskil 50–70% osakaaluni. Ja me oleme umbes seal piirkonnas, me oleme seal 4–50% kandis. Ehk me jõuame sinna küllastumisfaasi, kus praegult natukene omab veel pointi peale maksmine selliste hinnavahelepingutega. Aga mitte enam palju, et kuskilt maalt alates sul lähevad süsteemi muud kulud lähevad nii palju ülesse, et seda taastuvelektrit nagu turul hoida, et sul lähevad nagu kulud järsu kõveraga ülesse ja siis see nagu dotatsioonide maht peaks minema, dotatsioonid lähevad juurde, siis tulevad erinevad muud teenustasud juurde, et kokkuvõttes läheb elektri hind üles. Et siis ta nagu enam ei anna seda efekti. Ja sellepärast on meil ka tegelikult selles uues energiamajanduse arengukavas ümber vaadatud, et me ei pane nüüd enam 100% taastuvenergia suunas nagu iga hinnaga, vaid me efektiivselt vaatame nüüd turupõhiselt, ehk siis turg peab ise otsima endale seda teenimispunkti juurde või seda mingit lisandväärtust, et seda ei saa lihtsalt sellega, et ma panen nüüd päiksepargi püsti ja võt nüüd pappi voolab, on ju. Et seda olukorda enam ei ole, et need tänaseks, mis on paigaldatud, need on toonud elektri hinda alla, ta oleks olnud palju kõrgem, aga niimoodi juurde toetustega, ainukene ongi meil veel jäänud see tuule vähem pakkumine, mis on, kui see nüüd peaks nagu milleski tulema ja täis tulema, siis see ongi enam vähem see maksimum, et pärast seda nagu riigipoolse toetusega enam midagi pole mõtet juurde teha. Et see on veel see maht, kus ta tõenäoliselt annab hinnavõitu pigem kui kaotust. Ja sealt edasi tõenäoliselt toetustega ei ole mõtet minna. Kuidas näiteks, kui ma küsin sinu käest, et ütleme, oled 2027. aastani Riigikogus, siis mõtled, et hakkaks nüüd energiatootjaks. Kas on enam mõtet siis üldse enam taastuvenergiasse oma nina pista või see ei ole enam kasumlik tegevus? Kui sa paned lihtsalt püsti, siis tõenäoliselt ei ole kasumlik tegevus. Kui sa teed seda nagu intelligentselt, sest näiteks akud on täna ulmekasumlikud. Mis tähendab, et seal on veel nagu turuküllastumiseni veel minna. Samas jällegi salvestust on ka juurde tulemas prognooside järgi ikkagi päris arvestatavas koguses siin Baltikumis. Nii et võib juhtuda, et 27 äkki enam ei ole. Täna on. Ja kui sa täna paned akud, siis nende tasuvusaeg on, kui sa sagedusturgudel kõikides osaled, siis tasuvusaeg on mingi 2-3 aastat. Et kui sa muidugi osta ulme kallisid akusid, et akude hinnad ka väga varieeruvad. Et seal on täna nagu mõtet, et kui sa paned näiteks päiksepaneelid ja akud ja eriti kui sa teed seda kuidagist viis koos oma tarbimisega, ehk sa saad tänu oma tarbitud elektrile jätta võrgust ostmata, siis sa jääd ilma ka kõigist neist võrgutasudest, saartalitustasudest, sagedusreservi tasudest, taastuvenergiatasudest, kõigest sellest on ju, et elektriaktsiisist, et siis su võit on arvestatav. Aga probleem klassikaliselt oligi see, et inimesed panid endale paneelid majale, paneelid tootsid päeval, siis kui kedagi kodus pole, tarbimist ei ole, ja siis sa ostsid öösel või õhtul, kui nagu päike enam ei paistnud, ostsid kallimalt. Et siis ei omanud nagu pointi. Kui sa sinna paned akud juurde, et sa saad nihutada oma tootmise tarbimisse, siis see juba üksinda tasub ära. Unusta ära igasugune sagedusturgudel asjad osalema. Juba ainuüksi see, et sa suudad võtta oma tootmise ja selle oma tarbimisega katta ja selle võrra, et võrgust ostmata, see juba katab akude hinna ära. Nii et ma arvan, et selles mõttes sellist perspektiivi, et sa paned endale oma tootmise, oma salvestuse, mis sinu enda tarbimisega kooskõlla läheb, seal on veel pikalt tasuvust. Et ma ei näe, et see muutuks enne, kui meil juhtub turul midagi dramaatilist, mis püsivalt tekitab odavad hinnad, mis saab olla enam-vähem ainult tuumaenergia tekkimine. Et sul tekib nagu baasina seda energiat piisavalt palju, et sul jääbki elektri hind seal alla 5 sendi või midagi sükast. Et seni, kui ta on üle selle, siis oma elektri tootmise ja salvestuse kaudu enda tarbimise vastu on see igal juhul kasumlik.
aga praeguse seisuga siis, kui turg jääb selliseks, nagu ta on, siis pigem seda me enam ei näe ette, et nagu siin vahepeal on olnud, et tuule- ja päikeseenergia ettevõtteid tuleb nagu seeni pärast vihma, et nüüd pigem see stopp on ees. Pigem nagu uusi ei tule, pigem olemasolevad vaatavad, kuidas väärindada oma olemasolevaid tootmisvõimsusi ja võib-olla tõesti tehaksegi siis nagu kuskile, kus on kohe tarbimist ka võtta. Et tehaksegi kahasse otseliini kaudu ja muid asju. Aga selle otseliinil on ka ikkagi see probleem, et ega see, kes seda tarbib, tahab seda tarbida kogu aeg. Eriti kui mingi tööstust mõtled ja siis teda ei huvita, et täna tuul ei puhu ja päike ei paista. Et siis see otseliini pakkuja peab ostma turult ja see on see koht, miks Enefit Green on ju probleemidesse sattus, et ta ei suutnud ainult oma taastuva energia portfelliga seda komplekti pakkuda, et pakkuda ette neid pikaajalisi lepinguid. Et ta pidigi nagu tagasi absorbeeruma Enefiti, kus saab siis ka gaasi, akude ja potentsiaalse põlevkiviga katta siis neid perioode, ehk sa saad teha nagu mingi kompleksse portfelli, mida sa siis pakud klientidele. Et ma arvan, et mida rohkem, pigem hakataksegi seda, et kõik need erinevad suured pakkujad siin, ma ei tea, Sunly ja kes iganes muud on ju, saavad hakata endale panema eriliigilist tootmist, et panevadki gaasijaamu ja muid asju ja võt siis nad saavad pakkuda mingisuguseid fix-pakette mõistliku hinnaga, sest nad ei pea riskima sellega, et nad ostavad turult selle kalli hinnaga elektrit. Et tõesti, nagu on see mingi paar aastat tagasi 5. jaanuar, kus elektri hind oli mingi euro kilovatt-tund terve päeva. Et siis jah, tunnen kaasa, kes siis tarbib. Ja neid tunde vist tõenäoliselt enam ei tule? Ei tuleb ikka, selles et täna ei ole meil ju turg nii dramaatiliselt muutunud, et meil oleks tootmisvõimsus nii palju juurde tulnud. Et piisab mingisugusest mustaluige sündmusest, et nagu meil siin oli, Estlink 2 oli 9 kuud maas, on ju, sul on riikide vahelised ühendused piiratud, meie enda tsoonis on meil tegelikult tohutu defitsiit. Meil on 40% pluss on tootmist puudu siin piirkonnas. Mis tähendab, et kui sul tekivad külmad ilmad, tuul ei puhu, päike ei paista, mis tavaliselt kipuvad korreleeruma, et hästi suur külm on tuule ja päikse vaba. Kõik hakkavad kütma ja kui sul on mingisugune probleem välisühendustega, siis ongi hinnad laes. Ja siin oli lihtne näide, oli see, kui see Kroonus, mis ta täpselt nimelt Kroonus, midagi siukest on see Leedu hüdropumpla, mis tegelikult stabiliseerib seda piirkonda päris hästi, tal on 700 megavatti võimsust. Nemad läksid hooldusse. Ja kohe, isegi kui tuult oli meil hinnad siin 40-50 senti kilovatt-tund. Et ei ole palju vaja, et meil piirkonnas kukuksid nagu hinnad väga kõrgustesse. Aga päikese ja tuule puhul siis ainult akudest ei piisa, mis iganes uued tehnoloogiad ja kõik muu meil siin tuleb? Nad aitavad kindlasti seda päevasisest silumist teha. Et kui praegu ka vaadata hindu on ju, siis öösel on odav, siis tuleb hommikune tipp, siis päeval on soodsam, siis läheb õhtune tipp ja seal on öösel odavam. Et mida akud saavad teha, nad saavad seda siluda. Et neid tippe maha võtta. Et sul ei ole enam võib-olla 4, 50, 60 sendiseid tippe, vaid need tulevad kõik sinna 2-30 peale. Et sellist asja ta saab teha, et ta teeb seda arbitraaži, ta võtab selle hinna sealt alla ja selle tulemusena, sest kuna see kõver ei ole nagu, see ei ole, ütleme, pakkumise kõver ei ole ühtlane sirge, vaid ta on väga pikalt horisontaalne seal odava hinna osas ja siis läheb väga järsult ülesse. Mis tähendab, et tegelikult sul ei ole palju võimsust vaja, et seda suurt hinna hüpet ära lõigata. Ja isegi kogu selle võimsuse allapoole nihutad, siis see hind allpool ei tõuse nii palju. Et see, mis muidu oleks olnud, ma ei tea, 20-30 eurot megavatt-tund, tõuseb võib-olla 3-40 euro peale megavatt-tund, aga ta lõikab sulle ära tipuhindades sealt 5-600 pealt 100-200 peale. Et see tegelikult oleks akude ja sellise efekt. Probleem on selles, et kui sa paned akusid väga klassikaliselt, pannakse akusid umbes 2-1, ehk nad suudaksid umbes 2 tundi täisvõimsusega töötada. See on siuke klassikaline, kuidas pannakse akuparke. Ja see tähendab seda, et nad võib-olla neid tippe suudakski lõigata. Aga kui nad ei ole nagu täisvõimsusega, siis nad saaks võib-olla rohkem lõigata. Et see on see küsimuse koht, et terved päeva nad ära ei kataks. Et ütleme, mina panin omal maapargile ka näiteks akud, siis mina arvasin niimoodi, et see on umbes 30 kilovatine maapark, 22 kilovatti suudab võrku anda. Mina panin sinna 180 kilovatt-tundi akusid. Selle mõttega, et suvise päiksepaistelise päeva suudaks ta täies mahus akusse võtta. Isegi siis tegelikult jääb puudu. Suvine toodang maksimum on 210 umbes kilovatt-tundi. Et alguse ja lõppu peaks siis müüma võrku ikkagi. Et ma suudaks ta enam ära pakkida. Ja see on suurusjärgus seal 7-8 korda. Ehk siis 7-8 tundi suudaks ta nagu anda välja. Et kui sa võtaks sellest ainult 4, siis tegelikult lõviosa päevas me peaks ikka oma päikest müüma võrku.
nii et kui nüüd akusid pannakse 2-1 skeemiga, siis see nagu natukene leevendab olukorda, aga ta ei tõmba seda nagu täiesti sirgeks seda hinnagraafikut. Ja tast on väga vähe kasu, kui sul on pikemad augud, kus sul ei ole tuult päikest. Et näiteks talvisel perioodil päiksepaneelide vastu need akud sul päiksest seda elektrit praktiliselt ei saa. Ainuke, mis nad saavadki teha, on arbitraaži. Et sa odavatel tundidel ostad ja kallitel müüd, on ju. Või siis sa saaksidki anda turule ette, et vaat näed, seal, kus mul on tootmist on üle ja tarbimist on nagu puudu, et seal ma võin laadida akusid, ma teen tarbimist juurde. Ja need, kus sul on vastupidi, et nagu tootmist on puudu ja tarbimist on üle, et seal ma saan tagasi anda, et ma siis teen tootmist juurde. Et sa saad nagu sellist arbitraaži ka turu mõttes teha. Aga täna on meil nüüd lähiajal valmimas vist jaanuaris esimene 100 megavatine 200 megavatt-tunnine park. Sellest ma arvan, lõviosa läheb süsteemiteenuste turule. Ehk siis stabiliseerimine, sagedusreservid, kiired reaktsioonid ja võib-olla väike tükk läheb päev ette turule. Ja see väike tükk, ma ei tea, kui palju ta selle hinda hakkab mõjutama. Et kui sinna läheb, ma ei tea, 10-20 megavatti, seal tipus ta võib. See tipus tõesti, kui ma vaatasin seda hiljutist hästi kallist hindadega päeva, siis see tipu vahe oli tõesti suurusjärgus 50 megavatti, kus oli hinnakäärid väga suured. Nii et seal ta võib natukene lõigata mõnda tippu maha. Aga alles siis, kui meil tuleb siin juurde, minu teada kuskil gigavati jagu on piirkonnas tegelikult nagu plaanides. Sealt, kui läheb mingi 20-30% juba turule, päevete turule, see võib hakata päevete turgu küll siluma. Aga täna on meil akudel põhiturg on ikkagi pigem see reservide turg, süsteemiteenuste turg. Seal on põhiline teenistus. Ma küsin veel enne nüüd tavatarbija nippide jagamise vooru ära ka selle, et ega inimesi ikkagi jätkuvalt, ma arvan, et isegi kui me rääkisime selle Nord Pooli loogika ära siin, muserdab see, et näed, Põhjamaad maksavad palju väiksemat hinda kui meie ja see kunagi ei muutu ja meil on kõik halvasti. Miks see nii on? Muutub. Esiteks on see, et tuleb aru saada, kust tuleb Põhjamaade asti odavist. Olgem ausad, Põhjamaad on erand. Kui sa vaatad Kesk-Euroopat, siis tegelikult seal ei ole sellist olukorda. Et Põhjamaad on erand ja peamiselt tuleneb see erand kahest asjast. Seal on hästi palju hüdroenergiat, eriti Norra hüdroenergia, seal on tohutud reservaarid, tohutud võimsused, mis on kõvasti üle Norra enda tarbimise. Ehk siis nad ekspordivad seda. Ja tegelikult seda on näha, et näiteks Soome ei ole meil mingis tohutus nagu energia ülejäägis. Kui Soome-Rootsi vaheline kaabel oli katki, siis oli Soomes kohe hinnad kõrged. Ehk siis Soome enda võimekus on nii ja naa. Ehk siis põhiline ongi see Norra hüdro, mis seda hinda all hoiab. Teine, mis seda aitab stabiliseerida nii Rootsis kui Soomes, on tuumaenergia, mis on mõlemal juhul enamuses amortiseerunud juba selles mõttes, et ta on finantsiliselt ära amorditud mingi 15-20 aasta peale, aga need jaamad kestavad 60, 70, 80 aastat. See tähendab, et sa saad seda hästi odavat elektrit sealt saadki nagu otse jooksva kuluga võtta veel mitukümmend aastat. Ja need on neil olemas, on ju, neil on seal 60-ndatel, 70-ndatel ehitatud tuumajaamad. Helsingis on või see Helsingis Soomes on Olkiluoto 3 ka, mis on nüüd hiljuti ehitatud. Tema ei ole veel ära amorditud osas. Aga kõik ülejäänud tuumajaamad Rootsis, Soomes on amorditud. See tähendab, et nad saavadki selle sama opereerimiskuluga pakkudagi turule ja siis nad pakuvadki 20-30 eurot megavatt-tundi, et see ongi 2-3 senti. Ja see on enam vähem see, mis kujundab selle Soome-Rootsi hinna enamus päevadel. Aga neil on tegelikult esiteks väga ambitsioonikad eesmärgid puhta energia peale. See tähendab, et nad panevad oma viimaseid söe ja muid asju kinni. Ja teiseks, neil on plaan hakata kõvasti tootma niinimetatud rohebetooni, roheterast. Nad näevad, et neil tarbimine läheb kordades üles lähima 10-20 aasta jooksul. Mis tähendab seda, et väga suure tõenäosusega, nad praegu mõlemad plaanivad adekvaatselt ka uusi tuumajaamade ehitusi just nimelt selle rohebetooni, roheterase pärast. Et võib väga juhtudagi niimoodi, et nad ei ole energia ülejäägis olevad riigid. Ehk siis me ei pruugi saada sealt importida odavat elektrit. Sest täna, miks on Soomes odavam ja meil kallis, torust ei tule rohkem läbi. Estlink 1, Estlink 2 kokku on umbes gigavatt ja kui vaadata, siis kui meil on hind üleval siis, ja neil on madal, siis torud on täis. Me täies mahus impordime, aga kogu Baltikumi saar on tohutus defitsiidis. See gigavatt on vähe. Meil on küll veel lisaks ka Leedu ja Rootsi vahel ühendus, sealt tuleb ka veel, aga see kogu kupatus kokku on liiga vähe. Meil on piirkonnas elektrit puudu, just sellist juhitavat, mis ei sõltu ilmastikust. Ehk siis meil on seda endal vaja. Meil on seda endal vaja ja praktikas ega meil ei lähe siin midagi enne paremaks, kui me kohalikku tootmist juurde teeme. Ja nendest võimalustest, mida kohalikku tootmist juurde teha, ega ei ole väga palju valikuid.
põlevkivi ei ole mitte mingit mõtet teha, see on esiteks kallis, investeeringud on suured ja tegelikult ei anna sulle keegi enam laenu ka. Sellepärast, et pangad vägagi vaatavad, kuhu nad raha panevad ja nad ei anna sellisele saastavale tehnoloogiale raha lihtsalt. Ehk siis peaks riik oma taskust panema selle raha. Ehk ja siis on ka küsitavus, et kas me selle raha kunagi tagasi ka teenime. Et seetõttu meil ongi nagu mitte väga palju erinevaid valikuid, et tuul on selline, mis natukene vähem sõltub, et sa saad, vähemalt sul ei ole seda sesoonset värk, et sul on terve talv on pime, on ju. Et talvel ikkagi ka üldjuhul tuul puhub, aga sul võib tekkida nädalasi, 2 nädalasi auke, kus tuul ei puhu. Neid aitab stabiliseerida gaas. Gaas samas on ajutine üleminekumeede, ta ei ole selline asi, mis oleks nagu puhas. Selle on geopoliitilised probleemid. Et väga palju tuumajaama ei ole mingit sükest asja, mis suudaks ühtlaselt toota, aga tuumajaamaga on see probleem, et alla 10 aasta ei juhtu midagi. Lihtsalt see regulatsioonide paikapanek, ehitamine, kõik see loastamine, see võtab miinimum 10 aastat. Ehk siis järgmised 10 aastat meil väga peale gaasi muud varikut ei ole midagi juhitavat juurde teha. Et see lihtsalt ei ole. Salvestus aitab stabiliseerida asju, aga 10 aastat oleme me veel sellise supi sees kindlalt. Et ega meil siin midagi suurt ja head tulemas ei ole. Et pigem tulekski nagu nautida suvel ja kevadel, siis kui päike paistab neid hästi odavaid hindu ja mõelda, mida head sellega teha. Et siis on hea suvel soovitame kõigil toas olla. Aga ma küsin siis, et mida saab inimene teha selle jaoks, et tõesti, ma ei tea, kas on võimalik see sama suvine energia kuidagi enda jaoks talvel tööle panna, kahtlen, aga mis on need nipid siis, kuidas vähegi neid null energiapäevi ära kasutada? Mis ongi see sama teema, et tegelikult ega täna sul kõige lihtsam on salvestus selle mõttega, et sa saad vähemalt suvise, tegelikult see ei olegi ainult suvine, see tegelikult päike paistab meil ikkagi siuke märtsist oktoobrini, et siis ta ikkagi tagab selliseid häid hindu. Et tegelikult salvestus isegi ilma tootmiseta on rentaabel tänu sellele, et sa saadki oma tarbimise läbi salvestuse nihutada odavatele tundidele. Ja siis sa ei ole see, et sa pead kella kogu aeg vaatama börsi hinde, vaatama, mis kell sa siin, ma ei tea, nõudepesumasina või pesumasina käima paned, on ju. Et tegelikult salvestus annabki sulle selle vabaduse, et sa tarbid siis, kui sa tarbid. Kui on kallis hind, siis ta võtab akust. Kui on odav hind, ta võtab võrgust. Ja siis, kui on odav hind, siis ta võtab ka võrgust akusse. Ehk siis sa saad nihutada nagu kogu oma tarbimise sinna odavatele tundidele ja sellega oma elektriarvet kõvasti kukutada. Sa ei pääse sellisel juhul muidugi kuidagist viisi nendest võrgutasudest. Kõik see jääb endiselt alles. Kui sa paned oma tootmist ka, siis sa pääsed ka sellest võrgutasudest. Et selles mõttes nagu sellel on endiselt mõtet, aga ma ütleks, et sellised põllupargid, nagu siin vahepeal tehti suure hurraaga, nendel ei ole mingit pointi täna. Mida on tõesti see, kui sa nii eratarbijad kui tööstustarbijad, kui oma territooriumile oma tarbe vastu paned. Sellel on nagu täna pointi, millega sa saad sellest seda nagu soodsat osa nagu enda jaoks ära väärindada. Aga tõesti, ilma akuta panek ei ole täna mitte ühegi meetodiga mõistlik, sest kui sul ei ole selline tootmisüksustel, kus sa toodad päevasel ajal ka nagu täisvõimsusega, et sul lähebki kogu see päike igal kellaajal lähebki oma tarbimisse ära, siis ei ole otseselt sellel salvestusel vajadust sinna. Et kui sa saad selle nagu üleskaleerida niimoodi, et sul toodetakse rohkem, kui sa ära tarbid, siis on salvestus mõistlik. Et need võiks olla nagu sellised asjad, kus saab, sest ma arvan, et mis on veel üks meetod, mida saab lihtinimene teha, on päris palju, ma arvan, et ei ole läbi arvutanud inimesed, kui palju neil kulub tegelikult näiteks autoga sõites kütuse peale. Ja nüüd mõtle, kui sa saaksid selle kütuse enamuses võtta nendelt odavatelt tundidelt elektrina, ehk kui sa vahetaksid oma auto elektriauto vastu. Jah, elektriautos võib olla tunduda, et on kallim. Eriti, kui inimesed on tarbinud enamuses kasutatud autosid, siis kasutatud autode turg on veel kitsas. Seal ei ole veel piisavalt pakkumist. See tekib siuke lähiaastate 5 aasta perspektiivis rohkem. Sest nüüd tuleb neid elektriautosid niivõrd palju järjest peale, et eks nad jõuavad ka sinna teisele turule. Et siis on sellel nagu see mõte, et sa saadki oma auto paagi täis laadida nendel odavatel tundidel. Ja tegelikult neid lahendusi, mis juhivad seda, et tõesti sa laeksid odavatel tundidel, neid lahendusi on juba päris palju, et sa ei pea selleks nagu minema ise näppima autot, et nüüd täna laed see kellaaeg ja homme teine kellaaeg. Et samad moodi need süsteemid automatiseeritakse ära, sa lihtsalt lükkad omal kaabli taha, aku saab täis ja kokkuvõttes tõenäoliselt sul kukub kütuse arve nii palju, et sa saaksid rahulikult selle elektriauto kallima liisingu sealt võtta.
noh, võib-olla saad isegi veel ka kokkuhoidu. Et noh, see on võib-olla selline meetod, kuidas inimene saab ise väärindada enda jaoks neid odavaid tunde. Tootjate jaoks, noh, see on teine teema. Et need, kes on tootjad ja mida nad nüüd teevad oma nende suurte maaparkidega, tuulikutega, mis kas ei saa turule või saavad turule ja teenivad kahjumit. Et või noh, siis noh, ei teeni tagasi oma investeeringutulu või kulu. Et noh, nendel on siis see küsimus, mis peaks nagu mõtlema, et mis on see nagu väärindamise aspekt, et noh, mida sa saad sealt juurde toota. Noh, esimene lihtne asi on salvestus, et sa saad nihutada selle nendele tundidele, kus noh, siis sa võtad ise enda kannibalismi ära, on ju, et kui ma ei tea, 3 päikseparke läheksid akude peale ja enam päikselisel ajal ei toodaks, siis need alles jäänud päiksepargid saaksid ka oma tootluse ülesse, sellepärast, et nad läheks rohkem kooskõlla tarbimisega. Ja need siis saaksid jällegi, kes salvestasid, saaksid õhtustel tundidel lükata seda võrku ja tõmmata sealt jällegi nagu kasumit. Et noh, see on üks asi, mis saab teha esimese asjana. Teine on hakatagi vaatama mingit tarka tootmist. Näiteks mina olen kogu aeg mõeldud, kui need meretuulepargi tegijad tahaks tilgelt teha, siis noh, täna riik seda dotatsiooni ei anna, mida siin vahepeal räägiti, see läks ikkagi, numbrid läksid liiga ulmeliseks. Et kui keegi tahaks seda päriselt teha, siis fine. Sa pead välja töötama kogu tarneahela. Ehk siis sa toodad elektrit meretuulepargis, sa pead samas asukohas tootma vesinikku, selle vesinikuga saad sa teha näiteks kas väetist, lämmastikku, ühenditest mingisuguseid, ma ei tea, ammoniaaki, muid asju. Ühesõnaga sa pead nagu tegelikult selle nagu kogu tarneahela väärtustama ära niimoodi, et see lõpp-produkt, mida sa müüd, noh näiteks ta läheb keemiatööstusse või kuhugile, seal on näiteks vesinik ja CO2 on näiteks ravimitööstus, ülikõrgelt hinnas olevad asjad, kui nad hästi puhtad. Et kui sa saad sellised asjad nagu sinna lõpp-väärtusahelas, kus nad maksavad palju, siis sa saad nagu selle kogu ahela võib-olla ära realiseerida. Aga kui sa tahad teha lihtsalt niimoodi, et nii, mina teen ainult oma tuulepargi, mind ei huvita, mis te selle elektriga pärast teete, makske kinni, see ei tule, see ei tööta. See ärimudel ei tööta. Aga noh, tänapäeval järjest rohkem, noh ütleme, meil oli faas, kus me globaliseerusime, me võimalikult vähe vertikaalselt integreerusime, iga komponent tegeles ainult enda prioriteetse teemaga ja noh, turg ajas asjad korda. Täna me liigume jälle vastupidises suunas, et järjest rohkem tuleb seda nagu omavahelist vertikaalset integreerimist, et sa seda väärtusahelat toodad ise võimalikult kaugele ja siis müüd selle väärindatud kauba. Et noh, see käib tsükliliselt. Nii et noh, nüüd me oleme selles tsüklis, kus mida rohkem sa suudad ise seda toodet väärtustada, seda tõenäolisem on, et sa sellest ka midagi nagu asjalikku saad. Ma siis küsin sinu enda kohta, et mees, kellel oli Eesti esimene Tesla, kas praegu on siis niimoodi, et auto on maja küljes ja siis kui on see 0 tund tulemas, siis süsteem hakkab ise piltlikult öeldes tankima? Põhimõtteliselt küll, jah. Et selles mõttes seda, ütleme, kallitel tundidel ei lae autot. Pigem on isegi see, et tänapäeval on võimalik sellise autoga isegi osaleda sagedusturul. Noh, mul on muidugi akud ka, aga põhimõtteliselt, kui tuleb käsk, et nii, nüüd meil on tootmist üle erakorraliselt, et meil on vaja tarbimist juurde, siis mul on valida, kas ma panen selle oma maja akusse, kas ma panen mingisuguse suure tarbija tööle või ma panen auto laadima. Et tegelikult ma saan paindlikult juhtida oma, et kuidas ma seda käsku täidan. Ja noh, seda on teisigi, kes on teinud, et kui sul õnnestub nagu turule häid pakkumisi teha niimoodi, et sa saadki neid käske, et nii, nüüd on nagu tootmist üle, palun tarbige, sa saad auto veel täis laetud niimoodi, et sulle makstakse peale isegi selle eest. Et noh, neid asju saab teha, et nagu turul on olemas selleks võimekust, selleks ei ole isegi midagi ulmelist vaja, aga noh, see eeldab sellist, ütleme, keskmisest natuke targemat loogikat sinna taha, et täna veel vist karbitoodet veel ei ole. No, see nõuab juba mingisugust sellist konkreetset investeeringut, mida võib-olla inimesel kohe ei ole võtta. Ma küsin siis niimoodi, et mis see kõige lihtsam viis oleks, et kui inimesel ei ole endal kodus elektri tootmist või salvestamist, et kas see on ikkagi vana hea, et jälgi hindu ja pane pesumasin siis tööle, kui on odav hind või? No ütleme niimoodi, et eks seal natukene tuleb ka läbi mõelda, kui palju võitu sa sellest saad ja kas see on väärt seda nagu ajukulu või ütleme stressitaset, mis sellest saad. Et ma mäletan, et minul, kuna minu jaoks see oli nagu huvipakkuv hobi, siis ma nagu katsetasin ja jälgisin ja uurisin ja tuvastasin. Ma avastasin oma majas väga üllatavaid tarbijaid, mida ma poleks arvanud. Näiteks ma avastasin, et mingisugused Luminofor lambid WC-s on siiamaani mingid suht rämedad tarbijad, sest seal on 280 vatist lampi. Aga samas ma avastasin, et neil ei olnud ka LED alternatiivi. Et noh, siis ma tegelesin sellise asjaga, et ma otsisin, kus asjad on. Praktikas
ma ei ole kindel, et need tegevused ükski nagu andis arvestatavat tuntavust nagu elektriarvel. Et noh, kui seal üritaks mingeid asju juhtima, isegi mõtlesin, et kas teha sinna mingit andurit, et kuigi läheb vetsu, siis ainult läheb tuli põlema ja pärast kustub ära. Et noh, need on minu jaoks nagu sellised nagu põnevad niisama, no igal inimesel on mingit hobi vaja, on ju. See oli nagu hobi korras asi. Praktikas tavainimesel ma seda ei soovitaks, sellepärast, et see võit, mida sa sellest saaksid, kui sa niimoodi ilgelt ära optimeerid, on nii väike, et see on võib-olla paar eurot kuus. Pigem, mis on suured asjad, on soojuspumbad, auto ja kui kellelgi on võib-olla elektripliit, siis see pliit võib anda efekti, aga samas see pliit küll tarbib võimsalt, aga lühikest perioodi. Üldjuhul me ei kokka tunde ja tunde. Et see, kui sa 10 minutit seda nüüd paned ühes või teises 15 minutis, noh, pere muutub närviliseks, kui nad süüa saavad 15 minutit hiljem, et nagu sellepärast, et kuulge täna praeguse kella on elekter kallis. Mõistlikum on teha perele söök valmis ja siis nagu mõelda muid asju. Ma ütleks, et pigem võib-olla ongi soojuspump. Et kui soojuspumba saab ennast veidi juhtima nagu elektri hinna järgi, siis noh, eriti kui on põrandaküte, siis sellel on pointi. Põrandate soojusmahtuvus on nii suur, et see mingi tund-2 varieerida, millal ta seda kütab, ei anna nagu nii tuntavat mõju nagu sulle tavakeskkonnas. Et see, kui ta kütab 0,5 kraadi ette või laseb 0,5 kraadi üle, sa ei tunne, et nüüd on külm olla või et nüüd on ilgelt palav. Et see on koht, mis saaks, aga noh, see jällegi on küsimus on ju, et kui sul juba on soojuspump, millel ei ole sellist tarka juhtimist, siis soojuspumpa välja vahetama selle jaoks ka ei hakka. Ja noh, mingid vidinad sinna üle külge panna, mis teoorias on, kui see pump on selline, mida sa saad nagu sisse välja lülitada, sa lihtsalt lükkadki nagu rubilnikust välja, siis sinna saab suhteliselt lihtsa asja vahele panna. Kui ta tuleks juhtida mingite teiste käest, on olemas soojuspumbad, mida saab mingi targa kodusüsteemidesse integreerida. Ja siis on võimalik teda petta ära sellega, et sa näiteks ütled, et võt, nüüd peaks juurde kütma, ütled, et kuule, ilgelt külm on toas. Ja siis ta hakkab ruttu pumpama ja siis teisel juhul, kui sa tahad, et ta nüüd vait oleks, ütled talle, kuule, toas on ilgelt soe. Et sa saad nagu läbi mingi targa kodu lahenduse seda teha, aga see on selline natuke rätsepa lahendused, et seda ei ole niimoodi, et sa lähed lihtsalt poodi ostad mingi jubine, paned selle kuhugile pistikusse ja siis nüüd kõik juhitakse targalt ära. Et mina ütleks niimoodi, et selline asi tuleks võib-olla korra läbi mõelda, aga mõelda ka seda ratsionaalsust. Et ma võin öelda mehena, et naisi tegelikult väga ei huvita, mis elektri hind on ja kui sa hakkad talle ajama mingit juttu sellest, et nüüd peseks pesu mingil teisel kellaajal või teeks süüa teisel kellaajal, see ei ole seda väärt elus. see euro või 2, mida sa sealt võidad, ei ole väärt seda mingit peretüli. Et see on mõistlikum tõesti vaadata, see lahendus peaks sellisel olema automaatne, mis jookseb taustal, teeb seda ise ja niimoodi, et sa ei pea oma sihukest elukäitumist muutma. Siis on sellel tegevusel mõtet. Ja noh, see ongi võib-olla mingid targakodu lahendused on sellised asjad, mida saab kuidagi viisi teha. Aga üldjuhul need vajavad seda, et see oleks natuke su enda hobi ka, sest ma ütlen, et ma ei ole veel näinud selliseid häid nagu karbilahendusi, et kui sa paned endale koju inverteri aku, sellele on olemas nagu karbilahendusi, mis juhivad seda kogu kupatust hindade järgi ja majandavad sinu ees seda, et millal ta akusse ostab, millal ta müüb, millal ta tarbib. Seda on karbilahendusena. Aga see, kui sul ei ole sellist keskset süsteemi, mida juhtida, siis on keerukas. Ma siis võtaksin siia lõpupoole siis 2 soovitust, üks siis tavatarbijale ja üks ma ei tea, tööstusele, kes peab ka energiat tarbima. Mis on see tavatarbija soovitus? Ütleme, no tõesti ei ole kodus veel mitte midagi, võib-olla mingi summa on, mis panna sinna salvestusele või energia tootmisele. Mis asi on esimene, mida sa soovitaksid, mis oleks võib-olla natukenegi taskukohasem ja mida oleks mõistlik teha? No ma ütlengi, et siin on võib-olla eramaja omanikele on see nagu kaalutlemiskoht, et vaadata ikkagi see nagu päikesepaneelid ja aku, sest see on kõige lihtsam integratsioon, et sa panedki need külge, see juhib, sa saad sealt lisakindlust ka sellega, et tegelikult mina näiteks avastasin, et see nädal on mul kodus olnud 5 elektrikatkestust, aga mina seda ei teadnud, sellepärast et see kogu süsteem võttis lihtsalt see kakust. Nii et, aga naabrid hakkasid kiruma, et miks lambid vilguvad kogu aeg. Sa saad sealt nagu lisandväärtust sellega ka ja väga tihti annavad pangad täna sellist taastuvale mineku või selliste investeeringute jaoks ka suht soodsat laenu. Siin vahepeal ainult isegi 0 intressiga, nüüd on vist mingi fix intressiga suht soodsalt. Et sellised asjad üldiselt tasuvad ennast ise ära sellega, et see kokkuhoid, mis sa sealt saad, on suurem kui see laenumakse.
mis tähendab, et seal on nagu mõistlik vaadata, et lihtsalt, mis on see laenuvõimekus ja suure tõenäosusega sa saad selle niimoodi, et ta toodab ennast ise tagasi. Elektriarved on väiksemad või sul isegi makstakse peale, näiteks kui sa osaled ka sagedusturul. Et sa saad sealt rohkem raha sisse, kui sa laenu maksad. Et see on nagu mõistlik asi. Korteris on, ma ütleks, väga raske midagi teha. Meil on, ma saan aru, tuleohutusreeglid sellised, et korterisse sa väga ka mingit akut ei pane. Võib-olla ühistu peale õnnestuks midagi, et majakatusele paneelid ja seal meil on vist isegi seadusandluses tulemas mingid energiaühistute ja asjad, et see on lähituleviku teema. Aga korteris ma ütleks, et on väga raske midagi teha, aga samas korterite elektritarve üldjuhul on ka väga väike. Seal on pigem keskküte ja muud asjad, et see ei oma efekti. Siis peab ikka seda ahjuvarianti kasutama. Ja, aga ma arvan, et isegi see ei oma efekti, et tegelikult ma arvan, keskmisel korteril on see elektriarve nii väike, et see variatsioon üles-alla, ükski investeering ei tasu ennast seal ära. Et kui see hobi just ei ole. Et ainuke, mis võib-olla tasub korra üle vaadata, mis on su põhitarbijad. Ma ei usu, et kellelgi enam on neid hõõglampe ja muidseks asju, et need vahetada leedide vastu, need tasuvad ennast ise ära. Aga väga muud seal nagu teha ei ole. Ja siis on tööstuse poole peal, seal on see küsimus, et kui tööstus tarbib elektrit, siis igal juhul on mõttekas seda ise toota, kui vähegi võimalik. Kui sul territooriumi on, kasutud katusepinnad, kõige lihtsam asi. Väga tihti on tööstushoonetel asjadel see katusepind kasutuseta. See on tühi ala, pane sinna paneelid, pane mingi salvestus, see tasub ennast ise ära. Et ja see on samamoodi, et põhimõtteliselt võtad selle laenu endale ja et laias laastus ongi, et sa võtadki laenu ja see maksab ennast ise tagasi ja ka ta kestab kauem, kui see laen on. Et näiteks võtad laenu 5 aastaks, see aku kestab sul tõenäoliselt 10+ aastat, päiksepaneelid kestab 20-30 aastat, et see laen maksab ennast ise kinni ja pärast seda on veel sääst ka. Et isegi kui meil tuleb soodne elekter, ma ei tea, 15 aasta pärast, sa igal juhul oled võidus enne seda ja oled siis ka. Et ma arvan, et sellistes kohtades on sellel tegevusel nagu igal juhul mõtet. Nii et sinu soovitus siis nende 0 tundide kasutamiseks lõpuks on see, et võtke endale ise mingisugune salvestus ja masinad koju. Ega laias laastus ongi, et sa võid ka suvel ju, kui sul on, ma ei tea, bassein, sa võid 0 tundidel kütta basseini soojemaks. Aga üldjuhul ma kipun arvama, et siis sul on päikest nii palju, et see bassein kütab ennast ise ka soojaks. Et see on siuke 50-60 lahendus, et sealt tuleb midagi. Siin keset sellist talvehakku on hea rääkida sellest, et bassein on. Suur tänu, Maarja Kadastik, suur tänu kõikidele kuulajatele, vaatajatele ja kohtumiseni taas kord järgmisel korral.